No hei, sellel nädalal siis sai korda saadetud jälle palju nädala sees nagu ikka praktikatöö ja nädalavahetusel siis käisin ka Mehemaal, kus ma ka paar klippi filmisin selle video jaoks. Ja Mehemaal siis seal tegelikult see ongi nagu päris maakoht. Praegu on tegelikult esmaspäev, kui ma seda kõike siin filmin ja lähen EMS-i juurde, teen oma kortsud lõpuks ära, issa ma vaatangi, kui ma neid videosid olen teinud, siis peab ikka käima natukene tihedamini neid ennast hooldamas nii-öelda. Nädalavahetusel ka Mehemaal olles käisin mingi lilli müümas, sõinikut vedamas. Ühesõnaga igas pulli tegin, mida ma varem teinud ei olnud. Ja traktoriga sain sõita, et seda ma kõike põgusal näitan selles videos ka. Ja lillede müümisega oligi selline äge lugu, et tegelikult mul mees hakkas tulpe kasvatama ja siis nad sõbraga vahepeal alles kasvatavad, siis nad said esimese saagi kätte. Mõtlesime, et lähme müüme ka seal selle sama linna vahel ära, hästi väike linn on seal ning ma juba olin niimoodi vintsi joonud, oli lõpus tuju sees ja siis mõtlesin mehele, et nad tegelikult panid mehe sõbra poja neid lilli müüma, aga siis mõtlesin mehele, et ma näitan, et ma müün kõik lilled maha ja 1,5 tunniga ma müüsin kõik lilled maha, et seal üle 100 lille, väike koht, inimesi vähe ja jällegi kellel on head müügioskused. Et jah, sai veel lilled maha müüdud, pulli sai ja mulle üldse tegelikult nii väga meeldivad selliseid asju teha, sest et siis saab inimestega ka rohkem suhelda, nalja visata ja jah, ühesõnaga natukene põgusalt sai näidata, et kuidas see lille müümine välja nägi. Nii mul must siis mõtles, et panevad ka sõbraga sõbra poja ilusti lilli müüma ja siis mõtlesin, et ma tulen ise ka nagu müüme need lilled maha. Ja seni me tegelikult oleme kõigile müünud, keda me kõnetanud oleme, nii et veini juues hakkab igav, vaata, tuled leiad endale tegevust jälle, näitad, kuidas sa kõva mutt oled ja samal ajal tinistad natuke siin vaikselt veinikärbes oli sees ja müüd lilli inimestele. Ongi lilled müüdud siis. Jah, ja käisin sõitmas ka traktoriga, lausa ise lasti rooli. Täna on Paki. Paki on jah mu mehe väga äge sõber ja üldsegi kõik inimesed seal Kolgajanis, te olete superägedad. Et ma räägin selle lille müümisega ka samamoodi, nagu nii palju nalja sai, kõik olid nii toredad. Siin need klippi, kus me traktoriga sain sõita natukene ja tegime Pakiga ka paar teie antud ülesannet ära. Ja tead sa, tegelikult mul on sellel YouTube'il üks teema ka vaata, et inimesed on kirjutanud mulle, et võin siin panna enda videosse, jah? Teeme koos pulli ära, oota, me just uksega paneme kinni, jah? Et Would You Rather, tead seda mängu? Et mida sa valiksid? Et küsiti niimoodi, et kas rohkem vaba aega või rohkem raha? Kumma sa valid? Mina või? Rohkem vaba aega. Okei, mina valiks rohkem raha, sellepärast, et kuna ma töötan ja teen vaata selliseid asju, mis nagu olekski minu hobi või mis mulle väga meeldib, siis ma nagu ei tunnegi kunagi, et ma reaalselt töötaksin. Nii et sellepärast papi! Siis teen ühes põllu otsas, sõidan teise põllu otsa ja pärast teen ringid peale ja lähen järgmise põllu peale. Mis sa super tubli oled ikka ja kogu aeg kaine oled roolis. Kogu aeg ole kaine. Ei, tegelikult ma arvan, et ta on küll kaine. Sellepärast ma prilli eest ära võtan, kui ei tohi näidata, kui kaine ma olen. Millist asja sa eelistad, kas jooksmist või rattaga sõitmist? Rattaga sõitmist. Mina eelistan nagu selles suhtes, kuna ma rinnakas, siis joosta on natukene raske, Kuid kui läheb juba trenni tegemiseks, siis ma eelistan jooksmist, sellepärast, et see põletab rohkem kaloreid. Aga muidu rattaga on toredam sõita. Cheers! Ja ikka, nagu te teate, siis ma stooritan megalt, mul on kood on oota, koodime, sa pead vist, ei, mul on ikka veel ja see hea filter on ja peale, sest et nagu see teeb nii ilusaks on ja kuigi päris elus ma nii ilusam on ja Paki. Siis hakkame sõitma või? Tavai, kus ma vajutan? Sa vajud sidur, nii, sidur, nii ja nüüd ma panen gaasi või? Oota, see on nüüd see pidur. Nii, nüüd siit tuleb käik sisse panna. Nii. Hakkame vaikselt minema. Okei, mis ma teen? Oota, siin on gaasi jalg on õige või? Ei, sa oled praegu piduri peal, aga gaas on peal, sina pead rooli keerama. Oota, sidur, pidur, gaas ja sa tuleb alati laulad seda kuule meelest. Aga sina keera rooli praegu. Okei, mina keeran rooli, tavai. Kuhu ma sõidan, ükskõik kuhu või? No pane praegu ükskõik kuhu, jah. Tavai. Teeme südame kuivu siia põllu peale. No kui sul on head kunstiannet, siis tee, mina küll ei oska seda. Tavai, ma proovin, vaatame, kas saame hakkama. Ja mina
olen superstar. Magaksid kitsega ja keegi seda ei teaks või sa ei magaks kitsega, aga kõik arvaksid, et sa oled seda teinud. Ja siis kui ma seda nägin, siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et jätaks selle kitse rahule, et las siis kõik arvavad, et näiteks mu enda pere või sõbrad arvavad, siis õnneks nad on mul kõik nii vägevad, et nad mõtlevad kindlasti, et järelikult mul oli vaja seda teha ja kellegi teise arvamus, kellega ma igapäevaselt koos ei ole, siis väga nagu liiga teha ei saa. Nii et pigem jätaks kitse rahule ja las larvataks siis. Järgmine, et kas ma pigem petaksin ja jääksin sellega vahele või oleksin petetud ja ei saaks sellest teada. Nii et ma oleks siis petetud ja ma ei saaks sellest kunagi teada. Et kui ma sellest kunagi teada ei saa, siis on ju mitte midagi mulle liiga ei saa teha ja kuskil mingit valu tulla ei saa, et kui mida sa ei tea, siis seda pole olnud või nagu ei see kõik selle kohta, et mida sa ei mäleta, seda pole olnud. Aga jah, et kui ma ei tea, siis samamoodi ju seda nagu minu reaalsuses ega maailmas ei eksisteeri. Oi, jeez, nagu tõesti, mul ongi kortsud. Aga okei, emme, ma sõidan praegu sinu juurde. Teeme mul kortsud ja kõik ilusaks. Emme juures teeb mind nooremaks, küsis, kui vana ma ju pole nõudnud, mis kortsud ja. Nii. Käisin, tegin näo värskemaks, no veel ei ole tulemus näha, aga see võtabki kuskil mõni nädal aega. Aga jõuan ühe veel siis võtta, et oli veel küsiti, et kui mul oleks valida, kas ma räägiksin minut aega endaga, kes ma olin minevikus või siis enda tuleviku minaga. Ja kuna see inglise keeles kirjutati, siis ma praegu tõlkisin eesti keelde ja siis tuli niisugune natukene vigane. Aga jah, et kas ma räägiksin siis tuleviku minuga endaga või siis mineviku endaga. Ma arvan, ma tahaks rääkida tuleviku endaga, et praegu juba mõistus on enam-vähem peas, et siis ma nagu võtan võib-olla rohkem nõu. Mineviku ennast ma tean, et ma oleks võinud mõelda, et kui paljud asjad võivad olla nii rumalad jutud ja kuidas keegi ei mõista. Aga ma sooviks rääkida tuleviku endaga. Et siis ma arvan, et ta on nagu mingi täiega tark nagu ja äge ja oskab mulle mingeid ägeid näpunäiteid anda. Järgmine küsimus oli see, et would you rather get whipped or whip yourself? Siis get whipped. Ja suur aitäh, et sa seda videot jälle vaatasid ja jätki julgelt oma tagasiside. Ma mõtlen just, et mida võiks muuta, millistel teemadel võiksime veel videosi teha, mida näha sooviksite ja üldse kõigest, mis pähe tuleb. Ning jälle tänan vaatamast ja subscribe'ige ja like'ige ja järgmise korrani. Ma üksinda alust võtsita.